Ja tere kõigile, olengi laivis ja ootan, kui koguneme. Kuidas teil läheb? Kust sa vaatad mind? Võid mulle kommenteerida ka. Kas sa oled Eestis, kas sa oled välismaal? Kas sa oled Lõuna-Eestis, kas sa oled Tallinnas, kas sa puhkad, kas sa töötad? Mis sa teed? Tere, Helen. Nii, vaatame, kes siin veel. Võid mind tervitada. Väike viive on enne, kui ma teie kommentaare näen. Ja siis alustame meie tänase teemaga. Ja tänane teema on sügav. Tänane teema on põnev ja puudutab siis meie ühendust meie isaga või kui sina oled ise isa, siis sinu ühendust lapsega. Nii natukene veel ootan, kui leiate selle video üles. Nii et otsige. Väga tore. Me oleme teiega rääkinud juba siis lapse ja ema ühendusest, kui oluline see on. Ja hästi palju üleüldse maailmas räägitakse sellest, kuidas siis ema teekond, ema energia mõjutab last. Ja võib-olla natukene vähem ja tegelikult asjata vähem on siis räägitud ühendusest isaga. Ja sina võid ka kohe mõelda, kui sina mõtled oma isale, mis tunne sul tuleb? Palun kommenteeri. Mis tunne sul tuleb, kui sa mõtled oma isale? Ja kui sa oled isa ja vaatad seda, mis tunne sul tuleb, kui sa mõtled oma lapsele? Ma tahaksin sellest natukene kuulda, kui sa raatsid jagada. Nii et see isaga ühendus on siis kuidagi saanud häbematult vähe tähelepanu. Ja isaga ühendus tekib siis meil eostamise hetkel, sest kõik on energia ja kui tekib eostamine, siis samamoodi see energia hakkab sinast looma ja laps, siis loode hakkab juba koguma ja võtma informatsiooni. Informatsiooni ehk energiat, uskumussüsteemi, kõike, mis tuleb ka täpselt samamoodi isa poolt. Ema pool on võib-olla siis natukene selgem ja arusaadavam kõik, mida ema tunneb ja kogeb, seda siis tunneb kõhus, lapseootel ema kõhus olev laps. Aga laps tajub ka isa energiat, isa olemasolu, isegi kui isa aktiivselt ligi ei ole. Kui isa on aktiivselt ligi, siis seda rohkem sealt on siis võtta energiat sinna uskumuste süsteemi. Ja isaga ühenduses on see huvitav ja oluline pool, et kui me nüüd emaga ühenduse peale mõtleme, siis ema on nagu meil selline taustal olev isik, kes nagu kogu aeg on. Või isegi kui sa ei ole oma emaga kasvanud, siis see ema energia on niivõrd suures mahus sinuga nagu üks, et see avaldab siis täiesti teistsugust mõju sulle kui inimesele. Ja sellepärast tekivadki huvitavad blokeeringud ja huvitavad jamad, mis puudutab siis ühendust isaga. Ja miks ta hakkab siis võimsamalt võib-olla kohati domineerima kui ühendus emaga. Meil võib siis tekkida juba varakult see tunne, et see isaga ühendus, et seal on nagu midagi viga. Et nagu midagi on puudu või siis vastupidi, et kogu meie fookus lähebki isale.
On siis lapsed, kes ootavad näiteks kogu aeg isa koju või millal isa tuleb. Isa ja need on siis tüdrukud ja poisid, et siin nagu siis vahet ei ole. Et isa roll oleks nagu kuidagi olulisem, et see hakkab sealt siis juba seda energiat looma. Ja see tuleneb ka tihtipeale sellest, et mida siis ema isa osas tunneb. See tunned, kuidas ema tajub, et kas on emal etteheiteid, et isad ju ei ole või et ema ootab nii väga isa koju näiteks töölt või reisidelt või ükskõik kust või millega iganes isa tegeleb. Ja selle tunneb siis ära ka kohe laps, nii et isa võib saada selliseks nagu jõulumunaks. Ma ootan nagu jõulusi või jõuluvana tuleb nüüd, et isa tuleb koju ja siis isa mängib minuga. Ja miks lastele on see nii oluline just see, et isa nendega siis aega veedab, sellepärast et tegelikult veedab kogu aeg nendega aega näiteks ema ja isa ei ole ja see on siis midagi erakordset, nagu erakordne sündmus, et isa on nüüd kodus ja miks ta tundub ka nii oluline, sellepärast et sellel hetkel võib siis isal olla fookus tõepoolest ainult lapsel. Nii et isa tulebki koju ja ta mängib lapsega siis mingisuguse teatud aja või lubab lapsele või viib siis last kusagile. Nii et see aeg või see koos veedetud aeg saab siis ülimalt oluliseks ja määravaks. Ja võib jäädagi siis ka selline tunne nagu, vot emaga sellist aega ei ole, mis siis, et tegelikult ema on nagu kogu aeg saadaval ja olemas ja kindlasti ka mängib ja tegeleb ja on. Aga kuidagi tõmbab sinna poole, et see olulisus kaldub sinna, et vot see isaga veedetud aeg. Ja sealt on siis väga kerge tulema pettumus, kui isa ei tule, kui isa ei täida oma lubadusi. On näiteks lepitud kokku, et lähme isaga kalale või lähme reisile ja see jääb ära. Isa lubab midagi ja see jääb ära ja sealt hakkab see pettumus looma. Ja tasapisi tuleb sealt seda tunnet ka siis, et ma ilmselt ei ole ikkagi küllalt hea, ma ei ole väärtuslik, sellepärast et isa ei pööra mulle tähelepanu või enam ei pööra või midagi toimub elus. Et ma olen kuidagi selles süüdi, et isa mind ei vii või isa minuga ei mängi või isa minuga ei ole. Ja siis hakatakse nii palju asju oma elus defineerima läbi selle, kuidas on see suhe isaga siis üles ehitatud ja mis seal siis täpsemalt toimub. Ja täiskasvanuks saades juhtub siis selline lugu, et kui see ühendus on vähegi häiritud, ehk siis seal on energiablokeeringud, siis on täiskasvanuna samasugune asi, et meil ikka jääb alateadlik tegevus ja tunne, et me peame otsima oma isa heakskiitu. Me otsime oma isa heakskiitu. Oled sa siis tüdruk või poiss, et tüdrukud kipuvad siis, et hästi, et ma pean hästi õppima ka midagi tegema ja et ma ei tohi oma isale taeva pärast küll pettumust valmistada. Ja see hakkab siis lõhkuma seda meie energiat. Ja samamoodi poistel, et ma püüan isale meele järgi olla, aga kui isa poolt sealt vastu ei tule mingit toetust või õlalepatsutust või et sa oled nii tubli, siis poeg jääb ka täiskasvanuna seda taga ajama, mida ta siis kätte ei saa. Ja see on siis ka selline alus, kus siis selliseks depressiooniks, ärevuseks, et ma ei ole väärtuslik, ma ei ole küllalt hea, et mul on midagi viga, et isa mind ei aktsepteeri, nii et see saab nagu natukene võib-olla mõne nurga alt isegi teadliku teadvusega osadel kinnisideeks, et ma peaksin tegema kõik selleks, et isale meeldida, et isa mind aktsepteeriks, see on nii ülioluline, ma ei tohi ühtegi valeliigutust teha. Nii et me elame oma elu nagu selle kaudu, et kuidas isa
meie arust meid näeb või et me peame püüdlema sinna poole, et isale olla meele järele. Sa võid kommenteerida ka, et kuidas sinul läbisaamine ja suhted isaga on. Nii et seal on siis sellised ohukohad või kui sul ei ole üldse isa olnud, kes on sinu kõrval käinud siis kogu sinu lapsepõlve näiteks, siis on meil selline suundumus, et me võime hakata seda tooma vabanduseks, miks me ei saa elada täisväärtuslikku elu. Et kogu aeg ikka jõuab mõte või põhjendus sinna, et oleks mul ometi isa olnud. Sellepärast ma olengi selline, sellepärast on ema selline, sellepärast mul on suhted sellised, sellepärast, et ma ei oskagi kaaslasega käituda, sest mul ei ole ju olnud isa. Nii et see isa seatakse sedavõrd palju pjedestaalile ükskõik millisel tasandil, et ei saagi elada normaalset täisväärtuslikku elu ja iseennast, iseenda soove, iseenda tundeid, iseenda elu juhtida. Sest sa lased juhtida oma isal. Ja kui su isa on olnud selline karmikäeline või on ka olnud mingid inetumad juhtumid, siis ja samamoodi võib see siis mõjutada väga tugevalt sinu elu täiskasvanuna. Ja sellepärast oleks väga oluline tervendada ka seda poolt ehk siis sinu ühendust isaga, ükskõik milline see ka siis on. Sest iseenesest oleks päris hea ja terve, kui sina koged sellist võrdset dünaamikat oma vanemate poolt. Et nagu öeldakse, et vanematel võib siis olla, kui on suurem pere, et keegi on lemmiklaps, mis ei ole okei, aga see kuidagi jookseb sealt välja, seal on mingid energiat paigast ära, siis samamoodi sa peaksid suutma tunda oma vanemate vastu sellist võrdset head armastuse tunnet. Kui see nii ei ole, siis on seal mingi tasakaal ära, siis on vaja kas tegeleda emaga ühenduse tervendamisega või siis isaga ühenduse tervendamisega. Sest muidu need lähevad ka veel omavahel risti ja võivad ka siis ühte lapsevanemat hakata häirima ja seal võib olla selline natukene mitte terve perekonna dünaamika. Nii et tunneta ka, et kui sa mõelda, et kas ma olen olnud isalaps või ma olen olnud emalaps, sest et minu peres näiteks mina kindlasti olin oma emalaps ja suhted isaga ei olnud mul head, sest mulle alati tundus, et isa mingi nurga alt teeb emale liiga, et isa on liiga domineeriv ja liiga agressiivne ja kogu aeg siuke tohutu tegutseja, kuigi isa absoluutselt igal sammul üritas minuga paremat kontakti saada, minuga tegeleda, ta tahtis minuga aega veeta kõik, aga mina panin selle ploki juba siis ette ja see siis päädis alati sellega, et kui midagi oligi, siis mu isa nagu kippus süüdistama, et no nii ja ikka jälle emaga ja minuga sa üldse ei räägi ja minuga sa ei taha aega koos veeta. Ja kuigi oli selgelt tuntav, et mõlemad vanemad armastasid mind absoluutselt väga. Kui ma hakkasin nüüd energia tervendamisega tegelema ja ma tervendasin endal selle ühenduse ära oma isaga, vot see oli suur muutus minu elus, sellepärast alles siis mul avanes selge pilt sellest, kui väga isa on mind armastanud, kui väga isa on mind hoidnud ja mina olen teda tõrjunud. Teda kohati vahepeal isegi nagu sellist vihkamise tunnet või sellist tunnet endast välja saatnud tema poole ja kui raske see tal oli. Ja kõik asjad, mis ta elus on üldse teinud või mis puudutas ka tema suhet emaga, siis ma hakkasin seda nägema täiesti teise nurga alt, täiesti teises valguses. Ma sain aru, et mis seal siis tegelikult toimub ja asi ei ole üldsegi minus ja asi ei olnud ka temas, vaid selles, et ma ei saanud aru, et ta
temas ei ole midagi sellist halba, mida ma peaksin nagu halvaks panema või ma ei suutnud märgata ja vastu võtta tema armastust. Nii kui ma selle siis korda tegin, me saavutasime täiesti uue suhtetasandi ja kogu meie pere tervik, sest meil on ainuke laps, muutus täielikult. Muutusid suhted minu vanematel omavahel ja muutusid meie kõigi 3 suhted. Nii et me saame nüüd moodustada sellise ühise mõnusa terviku, kus me saame kõike rääkida, kõik olla ja see on ilus. Ja vot seda sama mina soovin sulle ka. Ja kui nüüd sina oled ise isa ja vaatad oma suhet lapsega, siis see on ka väga-väga oluline. Kui sealt hakkavad juba tekkima mingisugused asjad, et sa näed, et laps ei taha sinuga aega veeta või ei aktsepteeri sind või hakkab sinuga imelikult käituma või sulgub endasse, siis teie ühenduses on midagi viltu. Seal on vaja siis märgata ka enda süütunnet, kas sul on mingid asjad, mida sa tunned, et sa lapse suunas ei ole teinud, on tegemata asju või lapse ema suhtes mingisugused teemad, mis on üleval, sest need kõik hakkavad mõjutama sinu suhet sinu lapsega. Ja vot seda ühendust oleks siis vaja tervendada, puhastada täielikult nendest plokkidest, mis seal on, sest need on kõik segajad sinu energias. Ja meil on täiesti võimalik normaalselt luua ilusad suhted oma vanematega, oma lastega, oma sõpradega. Lihtsalt kui seal on mingisugused asjad, siis need on sinu energiablokeeringud. Ja tervendamine, selle suhte ja ühenduse tervendamine on täiesti võimalik. Nii et kuidas teil on, kes on vaatama tulnud otse või kui sa vaatad seda hiljem järele, siis ka sa võid kommenteerida, sest üldiselt muidugi ma saan aru ka, kui te ei kommenteeri, sellepärast et kui kellelgi ongi mingisugune suurem jama, siis ega me ei taha sellest rääkida. Ja võib-olla on mõned kohad, kus me täiesti tahame eitada, et meil on üldse mingisugune probleem või siis see probleem ongi juba nii suur, et ma ei tahagi oma isast mitte midagi kuulda, mitte midagi teada. Või siis on hoopis sedapidi, et mul on nii suur isa igatsus ja ta ei ole mitte kunagi minuga olnud ja mänginud ja ta jättis meie pere näiteks maha või siis, et ta lahkuski siit kehastusest juba, kui ma olin väike ja mul on nii suur igatsus ja ma tõstan ta pjedestaalile ja ma panen kõik, mis mu elus toimub selle arvele, et kui mul ometi oleks isa olnud, siis oleks kõik teisiti. Vot need on need ühendused ja asjad, mida oleks siis hea tervendada. Et sa saaksid elada normaalset täiskasvanu elus, nagu olla täiesti normaalses täiskasvanu elus, elada ise enda elu, mitte läbi selle, mida isa on sulle teinud või tegemata jätnud, kas ta on olnud kohal või kas ta ei ole olnud kohal. Ja kui on just isa see, kelle sa oled peres tõstnud pjedestaalile, siis ja ema on sul näiteks see kõrvaline tegelane, siis ka sel juhul oleks vaja siis ühendust isaga tervendada, sest meil ei ole hea ega okei tõsta mitte kedagi pjedestaalile ehk kõrgemaks siis teistest pereliikmetest, iseendast, et peres me peaksime liikuma õlg õla kõrval, kõik. Ja kui me seda ei tee, siis see mõjutab meie elu rohkem, kui me seda tahaksime. Ja kui see on juba meie alateadvuses ja meile sisse kodeeritud, siis oma jõududega me sealt väga hästi välja ronida ei saa. Kusagil, kui see on meil peidus, see klomp siin kurgus, see raskus siin kusagil kõhus, südame koha peal, kui sa mõtled oma vanematele, siis tunneta, mis seal on. Kas seal on mõnus voolavus, mõnus harmoonia? Sest tegelikkuses ei ole ühtegi asja, mida sina iseenda jaoks ei saaks tervendada energias. Isegi kui seal on niimoodi, sest me saame aru, et teine inimene on sinu vastas. Et isegi kui ta on sinu isa, siis temal on oma õppetunnid, oma uskumuste süsteem, oma energia. See ei ole see, et sina hakkad siin teda muutma. Puhastada on vaja sinu energiat ja seda ühendust.
Ja isegi kui sealt lõppkokkuvõttes selgub see, et sa ei saagi sellesse kohta, et te omavahel ülihästi läbi saaksite, aga see ühenduse tervendamine annab sulle selle, et sa ei klammerdu enam sinna, et sa enam ei piina ennast sellega, et kui ta ongi selline, siis see on selline, aga siin on praegu minu elu. Mina naudin seda, elan hästi edasi. Kui see ühendus on sealt vigane, ütleme niimoodi, või tervendamata, siis võib ikka kiskuda mingisugust jama sealt üles. See ei pea niimoodi olema. Ja ühenduse tervendamine ei tähenda siis ka seda, et sa kohe lood tugeva suhte ja hakkate hullult suhtlema omavahel läbi saama. Ei, see ei tähenda seda. See tähendab seda, mis on sinu jaoks kõige parem, et sul tuleks hingerahu selle koha pealt, mis puudutab sinu isa või kui sina oled ise isa, siis kuidas sa saad selle rahu oma lapsega, ükskõik mis vanuses laps siis sul on. Ja ühendust on võimalik siis tervendada ükskõik kui vana su isa on või ta on sellest kehastusest lahkunud. Ja kui sa oled ise isa, ükskõik kui vanad su lapsed on, kas nad on väikesed või nad on juba täiskasvanud, siis ka seda ühendust on võimalik absoluutselt tervendada. Nii et mõtle sellele, kuidas sinuga on. Ja sellepärast algabki meil 9. augustil programm isaga ühenduse tervendamine. Eriti oodatud on kõik ka need, kes on juba teinud läbi ema ja lapse ühenduse tervendamine, siis nüüd isaga ühenduse tervendamine, kuhu ma siis ootan kõiki, kes tunnevad, et mingi error on isaga. Ja kõiki neid, kes on isad ja sul on mingisugune probleem lapsega või lastega. See on hästi individuaalne eriprogramm, kus me järgime konkreetselt, mis on sinu teema seal üleval ja me puhastame need blokeeringud ära, et see ühendus oleks tervendatud ja sa saad minna edasi täiesti teisiti. Ja ma panen sulle siia lingi ka, pärast ma panen ka gruppi selle. Kui sa soovid tulla osalema, siis eelmüük on avatud, eelmüük on 5. augustini kaasa arvatud sellel. Aga kui sina tahad osa saada eripakkumisest, siis see kestab nüüd kuni pühapäevani ja selleks peaksid sa olema selle video vaataja. Nii et lihtsalt võid kommenteerida selle video juurde, et soovin pakkumist või kirjutada mulle Messengeri message või siis saata meilile info@ilonasibolt.ee, et soovin pakkumist. Nii et see on täitsa eripakkumine sulle, et sellest kuuled siis, aga praegu muidu siis eelmüük kuni 5. augustini ja kui sa soovid seda kasutada, siis on vahva. Nii et leiad siis selle info ka eraldi veel kursuste portaalist kursused.ilonasibolt.ee või siis kodulehelt ilonasibolt.ee. Ja kui sa vaatad seda järele ja sul on mingeid küsimusi, siis pane kindlasti siia ja ma vastan su küsimustele ka. Nii et siin on siis lihtsalt mõtisklemise koht, kuidas on su suhe isaga ja kui palju see sinu praegust elu mõjutab, kui palju sa sellele mõtled, kui palju see domineerib, kui palju sa saad aru, et midagi on selle ühendusega viltu ja sa tahad, et see oleks teisiti või siis samamoodi. Sa saad aru, et sul on lastega mingisugune jama, et sa tahaks seda paremat ühendust ja normaalset suhtlust. Sest see on väga-väga tavapärane, et meil on need blokeeringud energias. Ja kuidas meie uskumuste süsteem on siis välja kujunenud, kui me oleme olnud lapsed ja kuhu ta on meid siis toonud ja mida me oleme siis üldse eluteel kaasa võtnud. Milline peab olema isa, kuidas ta peab käituma, mida ta peab tegema, mida ta ei pea tegema, millal ta peab olema, millal ta ei pea olema, millised on peresuhted, sest see sõltub kõik sinu täiesti unikaalsest uskumuste süsteemist, mida ei ole mitte kellelgi teisel. Aga teeme elu lihtsamaks, nii et ma ootan sind programmi
isaga ühenduse tervendamine. olge tublid ja ükskõik, mida sa enda jaoks teed, siis igal juhul kiida ennast, et sa oled otsustanud oma elu muuta, sest sina oled seda väärt. nii et kohtume järgmistes laivides. Tšau!